Pandeemia ajal hakkas levima Eestimaal veel üks ja hea pisik, nimelt karmoška pisik, kus väga paljud inimesed ka sellega nakatusid ning õppisid omale selgeks karmoška mängu ning osa selle karmoška mängu pisikuga nakatunud inimesi lõi ka vahva koosluse. Karmoška kamraadid, kes tähistasid oma 5. sünnipäeva. See on kirjeldamatu. See muusika, mis on sinu sees, need sõbrad, kes on sinu ümber ja see pillimängu rõõm, mida me ei taha kunagi esineda. Me tahame ise rõõmu saada ja siis me jagame seda teistele seda rõõmu. Ja ma usun, et see on nagu korda läinud. No kui nüüd lühidalt seletada, mis pill see karmoška selline on, et kõikidele nii palju rõõmu teeb, et on need noored, on need vanad, ikka sa kuskil tänava peal näed, kellelgi on see pill kaenlas. Karmoška iseenesest pillina tuleb meile sealt slaavi poole pealt. Ta on väike, ma räägin kui akordionimängija, kellel on vasakus käes 120 passi ja paremas käes mustad valged klahvid, siis karmoškal väiksel pillil on ainult 12 passinuppu ja paremal pool siis 5 nuppe on 19 kõige vähem. Ja võib-olla esimesed lood tulevad väga lihtsasti kätte. Aga selle müüdi, et ta on hullult lihtne pill, selle ma tahaks kindlasti kummutada. Ja tõepoolest, karmoška näol on tegemist pilliga, mida viimaste aastate jooksul on hakanud õppima ja mängima nii noored kui lausa vanaemad. See karmoška on just vallutanud ka nende maailmad, kes muidu nii palju selle pillimaailmaga kokkupuutes ei ole. Et kes ei ole niimoodi pärimuse keskel kasvanud, et on piisavalt lihtne, et niimoodi kätte võtta, aga samal ajal see selline ärevus ja elevus tuleb sisse, sest kohe ikka ka pihta ei saa, nii et harjutamist ja sellist koosmängu rõõmu jagub. Vanus ju ei loe. Et hästi palju inimesi on tulnud selle hullusega kaasa ja ma arvan, et see on ainult positiivne, kui me enda rahvamuusikat edasi kanname. Sina mängid küll baskitarri, kas sul ei ole endal mõttesse tulnud, et võtta karmoška kätte? Nad väidavad, et see pidi hirmus lihtne olema selle õppimine. Ma alustasin ju sellega, aga see on mul natuke nagu soiku jäänud, et ma vanaema sünnipäeval ja võib-olla võtan selle välja. Aga nüüd, kui mul näiteks endal laps sündis, et ma pean hakkama unelaule laulma, et võib-olla ma lähen selle hullusega rohkem kaasa siis. Mis asi see karmoška hullus on, et mis ta teeb nii-öelda populaarseks? See on raskekujuline, välja ravimatu ja pöördumatu protsess. Mind tabas see tegelikult juba 34 aastat tagasi, kui ma räägin ansambel Väikeste Lõõtspillide ühingut, kes on tegelikult selle karmoška hulluse esimese laine maaletooja. Kuna käisin meil kultuurikolledžis pilli mängimas ja laulmas, just eriti karmoškadega ja laulmas. See andis mulle täieliku kiiksu ja see püsib siiamaani. Kaua läheb aega, et pillimäng selgeks saada karmoška puhul? Tegelikult väga vähe aega võtab. See lihtsalt haarab su näpud endaga kaasa. Nii et algajatele väga hea pill, millest siis alustada. Selle karmoška juurde jõudsin ma just põhiliselt tänu Margusele, sest et ma olin tugevasti inspireeritud siis utsakatest. Ja muidugi ka folgil siis nägin kõiki neid tänava peal pillimehi ja tekitas mul endal ka tugeva huvi sellise pilli vastu. Ja mis ma öelda oskan, kõlab ju hästi. Muidugi on karmoška mäng ka see, mis meie pärimuskultuuri edasi viib. Muusika on ju tegelikult iga elu nii-öelda põhiseaduslik võimalus, iga inimese elu põhiseaduslik võimalus ja ma ütleks isegi õigus. Ja suurepärane vahend elada ja olla selles elus, mis sul on antud, mis on ju tegelikult väga lühike, väärtuslikumalt ja loomingulisemalt. Sest ongi alati kahju sellest, kui inimene ei saa oma loomeannet väljendada. Ja siin nüüd tänu siis sellisele tegelasele, minu armsale pärimusmuusika või tollal rahvamuusika esimese kursuse üliõpilase Piret Ausile on see niimoodi üle Eesti läinud. Et see tekitab tahet, ma tahan ka osata nii hästi. Ja see ongi see võti võib-olla. Kas neid inimesi, kes veel ikka ja jälle uurivad, et kas karmoškat õppida saab, kas neid ikka leidub Eestimaal veel? On ikka ja. Ja eks kui mõni ütleb, et ma tahaksin, siis see tahe on väga oluline. Aga tahtele järgnema peab mingi tegu või mingi samm. Ja sa pead lihtsalt kusagilt pihta hakkama, leidma endale võib-olla õpetaja või ise pusima. Võtke teiega ühendust, te ju käite pidevalt koos ja harjutate ja tulge vaadake. Jaa, muidugi. Me saame anda käe, töö tuleb ise ära teha.